Ilusat külluslikku kevadet sulle, armas valgusolend. Ja tere tulemast Valguse kanalile. Mina olen Kaia-Liisa Reinut ja tänase video pealkiri on polaarsused, uskumused ja meie reaalsus. Me oleme sisenenud tegelikult sellisesse otsustavasse faasi, kus taustal toimuvad erinevad operatsioonid, mis jätkavad niinimetatud vana kaardiväe alles jäänud struktuuride lammutamist. Me ei näe seda väliselt, aga need, kes teavad, need teavad ja tajuvad. Ja kuna see etapp tähistab nihet varjatud operatsioonidelt strateegilisele stabiliseerimisele, siis on see ka märk sellest, et kulisside taga turvatakse võtmesüsteeme, tugevdatakse globaalseid liite, neutraliseeritakse viimaseid kontrollikihte ja kes vähegi läbi näevad, see näevad ka väliste sündmuste taga neid sündmusi. Ja see ei ole ainult sõjaline üleminek, see on täielik planeedi lähtestamine. Sest toimumas on praegu lõplikud liikumised maa suveräänsuse kaitsmiseks, kriitiliste infrastruktuuride kaitsmiseks. Koostöö, kui te vaid teaks, mis Lähis-Idas toimub ja miks. Koostöö täiustatud võrkudega ja ettevalmistus kõrgema järgu globaalseks struktuuriks. Ja tänu sellele liigume lähemale läbipaistvusele, ühtsusele ja uuele stabiilsuse ajastule. Ja see tähendab seda, et me peaksime olema teadlikud. Me peaksime olema valvsad ja me peaksime olema valmis, sest järgmine etapp on juba alanud. Sest nagu te näete ka välistest sündmustest, kogutakse hoogu. Maaliit, Maa-allianss jätkab oma missiooni taastada maa tasakaal ja valmistada inimkond ette kõrgema sagedusega tsivilisatsiooniks. Ja tänu sellele on mul valmis erakorraline seminar, milles me räägime nendest energeetilistest nihetest, juhtimisvahetustest, koordineeritud tegevustest, mis sillutavad teed uude maa ajastusse, sest vanad süsteemid lagunevad meie silme all. Tekib uus alus, mis on üles ehitatud läbipaistvusele, suveräänsusele ja arenenud koostööle. Ja nii nagu ka välised sündmused näitavad, meil on käes kiirenduste aeg, meil on käes ilmutuste ja avalikustamise aeg ja meil on aeg, kus inimkond liigub uude peatükki. Ja see tähendab seda, et missioon jätkub. Ja ma selles seminaris lisaks sellele kõigele räägin läbi ka erinevatest ajaliinide killustamistest, kuidas need erinevad ajaliinid praegu, me oleme rääkinud 3 peamisest, me oleme rääkinud positiivsest, negatiivsest ajaliinist ja neutraalsest ajaliinist, aga on vahepeal toimunud nende ajaliinide killustamine 6 positiivseks, 6 negatiivseks ajaliiniks. Ja me räägime, mis need endast kujutavad, siis sa saad aru, kus sa võib-olla parasjagu ennast oled oma sagedusega, kuhu sa oled sattunud. Ja sest kogu selle asja taga on see individuaalne ja kollektiivne sagedus ja teadvus, kus me oleme. Sest kogu selle ja kõikide nende asjade taga tegelikult ei ole küsimus selles, milliseks kujuneb meie maailm, vaid kõige tähtsam küsimus on selles, millise maailma me valime luua. Millise maailma sina valid ka luua. Sest me oleme osa kollektiivsest teadvusest, kollektiivsest sagedusest. Ja kui me räägime need asjad lahti, siis ma usun, et sa mõistad ja tead, mida peab tegema. Nii et nagu ikka, minu seminaridele saab registreeruda www.kaialisa.com / internetiseminarid. Ja nagu ütlesin, selle seminari pealkiri on polaarsused, uskumused, ajaliinide killustumine ja meie reaalsus.
ja see on üks neid seminare, mida kindlasti tuleks üle vaadata, sest me selles muuhulgas räägime ka kogu Trumpi paradoksist, nii-öelda kogu sellest segadusest seoses erinevate Trumpidega, tema käitumiste ja kõikide muude asjadega. Nii et oled teretulnud sellele seminarile. Kui sa varem ei ole mu seminari vaadanud, siis praegu oleks õige aeg. Kohtumiseni.